Tere tulemast kirikusse. Me alustame nädalasisest piiskoplikku jumalateenistust protsessiooniga, kus teenivad meie saarte praaskonna vaimulikud ja jumalateenistusel koguduse keskel on ka praaskonna muusikud ja nii koorijuhid kui organistid. Teenib meid piiskop Joel Luhamets jutusega ning tema pühitseb ka armulaua ja õnnistab kogudust. Ülle Reinso juhatusel astub üles projektikoor, kus laulavad vaimulikud ja töötegijad ja kõlab 2 originaalloomingus pala, millest üks on täna esmakordselt teie ees. Kooril on olnud harjutusaega täpselt pool tundi. Tänane jumalateenistus salvestatakse nii videosse kui helikandjale, mida on võimalik näha ja kuulata meie koguduse kodulehe kaudu. Ja minuti pärast alustame jumalateenistust, kus me laulame lauluraamatutest, laule, mis on siin lauluraamatu tahvlitele välja pandud. Nendest esimene on laul number 3 esimest salmi. Laulu raamatute vahel on meie jumalateenistuse kava. Tänane jumalateenistus on Kuressaare koguduses kasutatava jumalateenistuse korra järgi. Püüdkem leida raamat, kus on see kord eraldi vihikuna olemas. Soovin kõigile õnnistatud jumalateenistusel osalemist ja kõik on loomulikult oodatud osalema, kes seda soovivad ka armulauale. Nad on meiega paaris.
Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel alustame lauluga number 3, Kuist pean vastu võtma sind, armas Jeesuke. Laulame 3 salmi. Issand, sinu poole tõstan ma oma hinge, mu Jumal, sinu peale ma loodan. Ärgu ma jäägu häbisse, ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast. Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Laulik ütleb, vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Palun istuge. Me oleme möödunud pühapäeval alustanud jõulude ootuse aega. Oleme advendi aja esimesel pühapäeval süüdanud kirikutes, kodudes, linna- ja külaväljakutel advendiküünlad. Seda on teinud paljud vaimulikud meie hulgast ja üle Eesti ja üle maailma. Ja on rõõmustav see, et üha enamates paikades, väiksemateski kohtades, suurematel ja väiksematel saartelgi on neid, kes kogunevad selle sündmuse juurde rõõmsa ootuse ja ärevusega. Nii ka siin Saaremaa linnas Kuressaares. See on üks ajastu märk, et ühiskonnas, kus võib-olla üha vähem
on neid, kes teavad, mis täpselt pühakirjas on kirjutatud, kuna ei ole palju neid, kes pühakirja igapäevaselt loevad. Vaadatakse ometi nende peale, kes seda loevad ja kes seda tõlgendavad, kes sellest heast sõnumist kuulutavad. Kui vallajuhid peavad oluliseks seda, et kogudused ja kirikud nende eest palvetaksid, siis see võib olla rohkem ja suurem ja olulisem kui mitmed tähtsad koosolekud või pikad loengud. Kirik ja kogudus võib teha kõike, kuid seda, mida ta peab tegema, ei saa ta jätta teiste hooleks. Seda ei tee keegi teine tema eest. Kuulutada evangeeliumi kogu loodule ja minema kõike maailma seal, kus on inimesed, minema inimeste juurde, ka kõige väiksemate juurde, kõige madalamate sekka, nende juurde, kes seda võib-olla isegi ei oota. Kuid on neid, kes väga ootavad väikestest lastest kuni suuremate inimesteni, kes on selleks riietanud ennast piduriietesse või parematesse ehetesse, kui mõelda ülemöödunud pühapäeva teemale suurest pulmapeost, siis rõõmustavalt palju on olnud ka siin Kuressaares neid, kes süüdatud advendituld on tahtnud kaasa võtta oma kodudesse, oma küladesse, oma südametesse. Nad on tulnud lampidega ja küünaldega, mõni on mitu korda tulnud, kuna vahepeal on tuul selle küünla ära puhunud. Kas ei ole mitte nii, et usku annab meile Jumal, usk on Jumala and, tema süütab meie südame küünla või tahi, meie enda puhul kipub seda väheseks jääma ja siis on hea, kui on koht, kuhu tulla, et lasta ennast taas süüdata ja sütitada. Kui me oleme selle tulevalguse ja sõna vastu võtnud, saame ise valguse kandjateks. Ja sellekski peab ennast tublide neitside sarnaselt ette valmistama, et meil oleks lampidel lisaks ka õli varutud. Sest tuleb hetk ja aeg, mil me seda tooma ei jõua enam minna, kui tuleb kutse. Praegu elame Jumala armu ajal, kui me teame, et me meenutame Issanda tulemist ja ootame tema taas tulemist, viimast me keegi ette ei tea. Kas oleme selleks valmis? Meile kui kogudusele, kui koguduse vabatahtlikele ja töötegijatele on antud sees õigus Issandale teed valmistada, teades, et meie ei ole mitte need, kelle juurde tullakse, vaid me oleme ainult kuningasulased, kõige kõrgema enda kaastöölised. Valmistagem ennast selleks jõulude tulemise eel, mõeldes, et see aeg, mis on antud, on ka meile paastuajaks, et me keskenduksime sellele, mis on oluline ja valmistaksime end ette kuninga saabumiseks. Me tõuseme ja tunnistame Jumalale oma patud nõnda koos üteldes. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada.
kui see on teie kõigi tõsine tunnistus ja palve, siis kostke jah. Selle teie tunnistuse ja palve peale kuulutan ma teile, kes te oma pattu kahetsete, ja usus me Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööl oma lootuse panete. Oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu, ja mõistan teid, Issanda Jeesuse Kristuse käsul, kõigist teie pattudest lahti, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Palugem. Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me palume sind, ärata meid üles, et kui sinu poeg tagasi tuleb, oleme valmis teda rõõmuga vastu võtma ja sind puhta südamega teenima. Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Saame istuda, kuuleme esmalt 2 epistli lugemist. Prohveti Jesaja raamatu 62. peatükis seisavad sõnad. Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid. Kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meenutajad, ärgu olgu teil puhkust ja ärge andke temale puhkust, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma maja, seadnud selle maa peale kiituseks. Minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp. Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni. Öelge Sioni tütrele, vaata, su pääste tuleb. Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu. Ja neid hüütakse pühaks rahvaks, Issanda lunastatuiks, ja sind hüütakse otsituks, linnaks, mis pole maha jäetud. See on Jumala sõna. Lugemine Pauluse kirjast roomlastele 13. peatükist. Ja tehke seda, teades aega. Käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega. Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses,
vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Aamen. See on Jumala sõna. Tõuseme kuulama evangeeliumi lugemist ning loeme evangeeliumist Püha Matteuse järgi. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus 2 jüngrit ja ütles neile: minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinni seotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: Issand vajab neid, ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. Ütelge Sioni tütrele: ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja, loomavarss. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale. Teised raiusid oksipuudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulga taga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: Hoosanna Taaveti pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Hoosanna kõrgustes. See on püha evangeelium. Istuda ja me kuuleme 2 laulu Praoskonna projekti koorilt. Juhatab Ülle Reinsoo. Ta
selle Hosiannaga liitume meie ühislauluga number 2 lauluraamatutest. Laulame advendi aja laulust number 2, 3 esimest salmi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Me võime istuda, sest me kuulsime juba Vana Testamendist, prohvet Jesaja raamatust loetud teksti. Su müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid kogu öö ja päeva ja kogu öö, päeva ja öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Nii anti käsk Jeruusalemma ülesehitajatele. Tegelikult see Vana Testamendi tekst on mõeldud nende trööstimiseks ja kinnitamiseks, kes on kurvad ja mures Jumala rahva käekäigu pärast. Ja kahtlematult see on trööstiks ka nendele, kes on tänase päeva kiriku ja koguduse elu pärast mures ja kes tõstavad pilgu üles, et vaadata Jumala abile. Kahtlematult, et kiriku elu mured on mõningatele ka rõõmu põhjuseks. Need, kes on kirikust eemale jäänud, ehk võivad kergemalt hingata, et näed, seal läheb ka asjad halvasti ja sellega on veidike kergem eemal olla. Kui küsitaksegi väljaspool kirikut, et kuidas läheb, siis ei oodatagi tihtipeale sealt häid sõnumeid, oodataksegi, et seal midagi halvasti oleks, see annab hingele rahu, et ma võin kodus ja Jumalast eemal rahulikult edasi olla. Enne kui räägiti seda, et vahid peavad olema müüride peal, vaikida ei tohi, ärgu olgu puhkust Issanda meenutajatel, enne kui on rajatud Jeruusalemm ja seatud siia kiituseks maa peale.
prohvet oli ka varem rääkinud. Ka varem oli olnud selliseid sõnumeid, oli öeldud, et prohvet Isaia 40 hüüdja hääl, valmistage kõrbes issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale, rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud ja ta süü on lepitatud, ta on saanud Jumala käest 2-kordselt kõigi oma pattude eest. Rahvas oli Paabeli vangipõlves, aga sõnum tuli juba, et on lepitatud, palk või karistus on kätte saadud ja Jumal alustab tööd rahva keskel. Paljud asjad tundusid võimatud olevat, aga see, mis oli võimatu, sai järsku võimalikuks. Poliitilised takistused, mis oli juutidel kodumaale tagasi tulemiseks, olid kõrvaldatud, sest võimuvahetus Babyloonias andis võimaluse rahvalt tulla kodumaale. Pärsia kuningas Küüros II aastal 538 enne Kristust andis siis juutidele mitte loa, vaid isegi korralduse kodumaale tagasiminekuks. Paabeli vangipõlv oli lõppenud. See oli tulnud täiesti ootamatult, kõigile arusaamatust kohast, ühe paganliku kuninga korralduse kaudu. Ma mäletan siinsamas Kuressaare altaris, ma palvetasin, Jumal kingi, see oli see aeg, kui meie poisid sõjaväes, Vene sõjaväes tihtipeale kannatasid erinevate tagakiusude vägivalla all, et issand, kingi meile aeg, et meie pojad ei pea enam Vene sõjaväkke minema. Ma mäletan, kui keegi inimene tuli, ütles, et no mis sa nüüd selliseid asju palud, et need asjad ei ole võimalikud. Jumala käes on kõik asjad võimalikud ja kui prognoositakse ka kiriku elu tulevikku, siis me ei saa vaadata sellistele graafikakõverate peale, vaid tegelikult tuleks vaadata Jumala võimaluste peale. Ja nüüd olid juba vangipõlves, ootamatult oli olukord muutunud, rahvas võis kodumaale tagasi minna. Muidugi ega see tagasitulek ka väga kergelt ja lihtsalt ei läinud, sest poliitilised takistused olid küll kõrvaldatud, aga paljud olid juba eluga Paabelis ära kohanenud, mõned olid seal üsna jõukaks saanud, elu oli sinna sisse seatud, tagasitulek ei olnud kerge. Muidugi oli veel paljudel mälestused ilusatest aegadest ja Jeruusalemmast, ideaalid olid alles. Ma arvan, et sel Vene ajal, kui meie ei suutunud uskuda Eesti Vabariigi tagasitulekut, Vene võimu lõppemist, me ikkagi laulsime ja unistame sellest ajast, kui Päts oli president ja Laidoner juhatas väge ja need Eesti Vabariigi ideaalid püsisid kaunina meie hinges, mille peale me sageli mõtlesime. Ja mina usun ka seda, et miks meie saime vabaduse ilma verevalamiseta, oli põhjus see, et tegelikult me ei uskunud, et Eesti Vabariik, et Vene vaim kokku langeb ja et Eesti Vabariik tuleb. Kui me oleksime seda uskunud, siis me kindlasti oleks kasutanud ka ikka vägivalda ja relvasid ja kiirendanud selle aja kättetulekut. Aga see oli Jumala ime, mis meile kingiti. Jumal muudab aegu rahvaste elus, Jumal ja veel rohkem muudab Jumal aegu oma kiriku, oma rahva elus. Ja kirikus on olnud neid aegu, kui meid on väevõimuga kirikust eemale viidud. Eks sellest eemale viimisel olid ka oma põhjused, miks meid kirikust eemale viidi.
olime nagu küüditatud kogudustest, Jumala sõnast, Jumala rahvast eemale, aga mingisugused mälestused nendest aegadest, kui kodus veel palvusi peeti, nendest aegadest, kui pühi hardalt tähistati, olid alles. Ja kui ma kunagi kõnelesin ühe mehega, siis ta ütles, et just lapsepõlve jõulukiriku mälestused olid nii kaunid ja need kutsusid kiriku juurde tagasi tulema. Ka Babylonias olles oli igatsus inimestel siiski kodumaa järgi, olgu küll, et see tagasitulek ei olnud sugugi kerge. Aga oli ka neid, kellel olid meeles päris konkreetsed tõotused, mida Jumal oli andnud Iisraeli maa ja Iisraeli rahva kohta. Ja kui teele asuti, siis asuti suure lootusega hinges. Ja usuti, et kui nad ükskord tulevad Palestiinasse tagasi, siis midagi ilusat avaneb, aga kui nad siis Küürose korraldusel said kodumaale tagasi tulla, siis tegelikult ees ootas suur pettumus, kui nähti, milline Jeruusalemm, tempel ja kogu kodumaa olukord välja nägi. Nehemia on seda üsnagi, aga sellega teised prohvetid kirjeldanud, milline oli olukord, kui rahvas tuli tagasi Jeruusalemma. Öeldakse, et Nehemia oli küll püüdnud, Nehemia oli see, kes korraldas seda tagasitulekut ja Jeruusalemma ülesehitamist. Ta püüdis igasuguseid ülekohtusi vahekordi lõpetada, aga vaesed olid sunnitud ikka kinnisvara pantima ja koguni tütreid jõukatele juutidele orjaks müüma, et kuidagi endal hinge sees hoida. See on Nehemia raamatu 4. ja 5. peatükk. Majanduslik viletsus jätkus, sellele ka kaasnes usuline ja kõlbeline häda, sellest räägivad prohvet Hagai ja Malaki ja vagasid inimesi enam ei leidunud. Mäletati, et neid oli olnud, aga nad olid otsa saanud, juba surnud. Nende põlvkond oli läbi, hakkas vohama ebajumalate kurtus, ohverdati isegi lapsi, sellest räägib prohvet Jesaja raamatu 57. peatükis ja 5. ja 6. salmis. Issanda kultus oli kaotanud sisu ja muutunud kombe täitmiseks, sellest räägib Jesaja 58. peatükis. Valitses vägivald, see oli 59. peatükis. Räägitakse sellest, et ka raskuste taustal ilmselt paljud otsustasid kodumaale mitte tagasi tulla, kodumaale Palestiinasse ja otsustasid siis jääda Babyloniasse vangipõlve. Seal oli mingisugune elujärg olemas, see oli Jumala rahva olukord. Nüüd, kes on tagasi tulnud, nende hinges olid suured kahtlused. Mis siis sellest rahvast saab või mis saab Jumala tõotustest? Paabelis oli Jumal tõotanud midagi väga ilusat rahva jaoks. Prohvetid olid rääkinud ilusaid ja kauneid sõnu, kuid teiselt poolt nähti traagikat ja viletsust. Ja nüüd prohvet püüab siis rahvast kinnitada selles olukorras. Meie tänasel päeval võime samaduguste olukorda sisse sattuda. Lootused on suured, Jumala sõna kuulutajad räägivad ilusaid tõotusi, midagi kaunist peaks tulema ja olema meie keskel. Aga alati praktiline olukord täpselt kõike seda ei kinnita. Me näeme olukordi, kus on Jumala pilkamist, kiriku naeruvääristamist, aga esineb ka sellist
ehk kiriku ülehindamist, mäletatakse mõningaid aegu, mis on kunagi head olnud, usutakse, et kirik peaks rohkem suutma, et kirikal peaks olema meelevald, aga praktiline elu seda kõike ei näita ja siis ka meie olukordades pettutakse. Et nagu sõnad ja tegelik olukord ei lange kokku. Too mees, kellega ma rääkisin, et tal olid ilusad mälestused ja jõuluaegadest ja see kutsus teda hiljem veel kirikusse tagasi. Ta ütleb ka veel niimoodi, et tal olid nii ilusad mälestused kirikust, et ta ei tahtnud enam nüüd kirikusse tulla, kuna see, mida ta kirikus nüüd nägi, ei langenud kokku tema kaunite mälestustega ja need kippusid ära lõhkuma seda lapsepõlve idülli, mis tal hinges veel alles oli. Ja mõned ütlevad selle välja, mõned jätavad seda välja ütlemata, aga see meie ootused ja tegelikkus kuulutas ja see, mida me praktiliselt näeme, need asjad ei lange kokku. Ja mis on siis nüüd see meie osa selles, kus me oleme? Ühelt poolt me peame tunnistama, et nii asjad ongi. Prohvet tuletab meile meelde aga Jumala tõotusi. Ta ütleb, et kõigest sellest hoolimata, mis tegelikult on, nimetatakse teid ikkagi pühaks rahvaks. Te olete püha rahvas. Olgu küll, et neid probleeme võib olla lõpmatult palju, olete te ikkagi püha rahvas. Jumal tuleb ja tasub kõik õiglaselt, kõige päevanägemise, teid nimetatakse issanda lunastatuteks, te olete otsitud rahvas, te olete linn, mida ei jäeta maha, nii öeldi tol korral ka Jeruusalemma kohta. Tänase päeva kirik, tänase päeva jumalarahvas on ka Jumala oma. Mõnes mõttes kirik elabki sellises kahepalgelises olukorras. Ühelt poolt on meil kaunid tõotused ja öeldakse ja tunne, et me oleme väga kaunist osa kätte saanud. Teiselt tunneme, et kõik see, mida räägitakse praktiliselt, nagu ei tahaks teostuda meie keskel. Meie pääsemine kurjast toimus siis, kui Golgatale öeldi, see on lõpetatud. Kui lunastustöö on tehtud sellega, meid, kes me selle pääste oleme vastu võtnud, me oleme Jumala rahvas, Jumala lunastatult. Hoolimata sellest, et me läheme Jumala rahva elus palju kõlbelisi puudusi ja võib-olla paljud ei taha ka sellepärast kirikuga liituda, olgu küll, et Kristus on meie keskel, ka täna siin peame me ikka palvetama, sinu riik tulgu. Veel öeldi meile, et sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahimehed. Kõigepealt oli oluline selles olukorras, kus nüüd Jeruusalemm oli, midagi teha. Olid vaja, et Jeruusalemma ümber oleksid müürid. Nehemia tagasi tulles asus kohe linna müüride ehitamisele. Müürid olid vajalikud muidugi selleks, et vaenlane ei saaks kergelt rünnata, aga pidi olema ka selge see, kes olid sees ja kes olid väljas. Jumala rahva jaoks peaks olema selge see, kas ta on sees või ta on väljas. Iga uskliku inimese jaoks ei saa olla ebamäärast olukorda. Selles suhtes, nagu olen meenutanud, Vene ajal oli kergem, siis oli selgem see piir, kes oli usklik ja kes ei olnud usklik, kes oli kirikus ja kes ei olnud kirikus. Tänasel päeval on see ähmasem. Kõik nagu ütlevad, et me ei kah midagi usume ja ma ka midagi olen, aga täpselt ei tea, mida ja kas ollakse siis sees või väljas. Mis on see selge piir, kus me peaksime üle astuma, et tunda ennast sees olevat?
või milline on see värav, millest peaks seal läbi minema, et me võiksime tunda ennast seesolijana. See tähendab seda, et usuga peab kaasas käisma ka üks selge õpetus. Me ei saa tänapäeval tunnustada ja tunnistada koostööd nende usuliste ringkondadega, kellel ei ole selgelt fikseeritud õpetust ja õpetussüsteemi. On ka neid kogudusi, kellel kogu selline õpetuslik süsteem rajaneb sellele, milline on nende koguduse juhi või vaimulikud hoiakud. Me peame Jumala sõna valgel endale selgeks tegema õpetuse sellepärast, et igasugune usk saab siiski olla ühe mingisuguse õpetuse raames. Seepärast me ütleme, et seal peavad olema inimesed, sellised kristlikud süsteemid, õpetuslikud süsteemid, meil peavad olema müürid ja raamid, et see sekulariseerunud maailm ei saaks meile avaldada mõju. Meil peavad olema selged usulised hoiakud kui müürid, mille varjus me elame. Ja kui need müürid maha kistakse ja kui enam ei ole olemas päris selgeid tõdesid, kui ka pühakiri ei ole enam selge seisukoht, vaid seda võib tõlgendada nii ja võib tõlgendada naa, siis on võimalik vaenlasel väga kergesti rünnata ja me enam ise ka ei tea, kas me oleme siis selle asja sees või oleme väljas. Kristlase jaoks, Jumala rahva jaoks, olukord milline tahes, me peaksime tundma, et me oleme oma elu andnud Jumala kätte, me elame selle kiriku õpetuse kohaselt, siis on vaenlasel raske meid rünnata. Teine asi on see, mis öeldi, et issanda meenutajad, olgu teil puhkust, järge andke enne puhkust, kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks. Issanda meenutajad on päris selge Vana Testamendi väljend, siin kõneldakse palvetajatest. On vaja, et oleks evangeeliumi kuulutamine ja palve jätkuvalt toimuks. Olukordadest hoolimata kuulutamine ja palvetöö edasi toimuks. Palvel on ju väga palju tahke ja üks tahk on kindlasti selline Jumalaga osaduse hoidmine ja Jumala meeles hoidmine. Sellepärast on hea, kui ka meie kõnes on Jumala meenutamine, õnnistuse soovimine, Jumalale au andmine. Ja see on meie rahval olnud, mis kipub ära kaduma. Meie ju need mõisted nagu aitäh või aituma tuleb ju eestikeelsest sõnast aita Jumal. Ja spasiba vene keeles ei ole ka midagi muud kui spasiboh. Sellistes igapäevastes väljendites meenutati Jumalat. Jumal on see, kes kõiki asju hoiab, kelle käes on kõik meelevald. Kui Jumal meie tekstidest ja juttudest ära kaob, siis ta kaob ka meie meeltest ära. Aga see Jumala meenutamine üks palvest. Palvel on küll palju tahke, aga üks asi palvest on Jumala meeles hoidmine. Ja kui me ka söögipalvet peame, siis ühelt poolt on küll see, et me teame, et Jumala käest tuleb igapäevane leib ja kõik annid, aga me seome oma palvehetked ka nende asjadega, mida me iga päev sageli teeme ja regulaarselt teeme, siis meie Jumal püsib ka meile alati meeles. Kui me iga kord enne söömist Jumala peale mõtleme, enne magaminekut ja pärast ülestõusmist Jumala peale mõtleme, see aitab meil hoida Jumalat meie keskel. See anti ülesandeks evangeeliumi kuulutaja ja issanda meenutajad
ärgu olgu teil puhkust, igal ajal tuleb seda teha. Ja nüüd, kui me oleme ennast piiritanud müüridega, ühe selge õpetusega, siis on meil vaja ka seda sõnumit, mida me läheme kuulutama. Minge siis välja väravaist. Värava kohta öeldakse nii palju, et seda on ka eestlastele ette heidetud, et eestlased teevad enda maja ümber aia ja nad ei tahaks, et võõrad inimesed, et keegi sinna ligi tuleks. Ja seda psühholoogid ütlevad, et tegelikult kui eestlane teeb aia ümber maja, siis ei ole see mitte sellepärast, et võõraid ei saaks tulla tema juurde, vaid tema tahab otsustada, kes talle külla tuleb ja ta tahab külalisele avada värava, kutsuda ta sisse ja teda vastu võtta. Ja kui Jumala rahva ümber on värav, siis on see märk sellest, et Jumal on see, kes tahab sind kutsuda, kes võtab sind vastu, annab sulle võimaluse tulla tema juurde. Vahel me arvame, et Jumal on nagu läpusõiduhoov, et tulen millal tahan ja lähen millal tahan, vaid Jumala juurde tulek on ka siis ikkagi, kui Jumal meid kutsub. Ja meie patune inimene tegelikult põgeneb Jumala eest, me saame Jumala juurde tulla Jumala kutse peale. Ja sellest väravast tuleb ka välja minna. Jumala riigi töö ei ole päris selline isetegevus. Me saame küll palvetada oma lähedaste eest, oma lähedastele rääkida Jumala sõnast, aga missionärid reeglina saadetakse ainult ikkagi kiriku poolt välja. Ja ka kõik kiriku töötegijad, vaimulikud, on kiriku poolt välja seatud, kutsutud ja seatud töötegijad. Et ei ole nii, et mul tuli mõte ja ma hakkan koguduse vaimulikuks, ma hakkan tegema kuulutuse tööd, vaid nii nagu Jeesus on andnud käsu, minge ja tehke jüngriteks, nii ka Jumala rahvas saadab välja töötegijaid ja töötegijate väljasaatmise puhul on üks asi ka see, mitte ainult ei öelda, et minge ja tehke tööd. Ja kogudus ei ütle oma vaimulikule, et mine ja tee sina evangeeliumi kuulutuse tööd, vaid issand ka varustab oma vaimuga, oma andidega, oma võimetega inimese, kes läheb tema tööd tegema ja kogudus on ka see, kes varustab välja saates, varustab selle vaimuliku, et ta saab minna seda tööd tegema. Ei ole ainult nii, et mine välja ja vaata, kuidas sa toime tuled. Esiteks siis saadetakse välja ja siis peab olema ka sõnum. Öeldakse, valmistage rahvale teed, sillutage tee, maantee, puhastage maantee kividest, tõstke rahvale lipp. Tõstke rahvale lipp. Ja prohvet Jesaja 11 peatükk ütleb, mis asi see lipp on. Jesaja 11:10 ütleb, sel päeval sünnib, et Iisai juur, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganat ja tema asupaik saab auliseks. Too lipp, millest Jesaja räägib, on Iisai juur ehk Jeesus Kristus. See, mida meil on vaja maailmale näidata, on Jeesus Kristus. Evangeeliumi kuulutamine on Jeesuse näitamine maailmale. Ja meid igat ühtegi on kutsutud siis maailmale näitama Jeesust. Ja see, mida me vajame, mis meid päästab, mis meid aitab, ei ole midagi muud kui meie issand Jeesus Kristus. Ja see, mida inimene tegelikult vajab ta Jumalat ennast. Kõik muu antakse teile pealekauba, ütles Jeesus. Otsige esiteks Jumala riiki ja tema õigust. Kõik muu antakse teile pealekauba. Ja ma mäletan oma vanemaid, kui nad kokku palvele tulid, siis nad ütlesid, me läheme Jumala palet otsima.
et näha issandat ennast, tunda tema lähedalolu. Väiksed lapsed seda teavad, et nad ei vaja mitte midagi muud kui oma vanemaid. Ja kui vanemast eemale jäävad, siis on nad mures, kui vanemate juures on, siis on kõik mured lahendatud, olgu seda pisut või palju, mured on kõik vanemate peal ja lapsed võivad tunda lapsepõlve rõõmu. Meie inimestena vajame eelkõige Jumalat. Ja see, mida me peaksime näitama rahvale, on Jumal Jeesuses Kristuses. See on see, mida rahvas vajab. Ja meil tuleb siis palveta, tõsta rahvale lipp ja et müürid oleksid siis mitte selleks, et teisi takistada, vaid märgiks, et väravad on avatud ja et kõik on oodatud. Ja Jumala rahvas on alati olnud võitlev kogudus. Jumala rahva kõige viljakamad ajad on olnud siis, kui Jumala rahval ei ole muid lootusi olnud kui ainult Jumal. Kõik need ajad Jumala rahva ajaloos, kui on ka neid võimalusi, mille peale inimene saab toetuda, olgu küll kas siis ühiskondlikud korraldused või riigikorrad, mis kirikut toetavad, need on olnud kiriku jaoks kõige nõrgemad ajad. Kirik on tugev olnud siis, kui tal ei ole olnud ühtegi muud tuge peale Jumala. See on teinud Jumala rahva tugevaks. Ja kui me näeme praeguses ajal palju muresid ja lootusetust, kui me näeme, et statistika võib viia kõik asjad varsti nulli, siis jääb meil järgi ainult Jumal. Ja kui meil on Jumal, siis oleme võitjad. Seda tänane tekst kinnitab ja sellepärast ei tohi me olukordi idealiseerida või pettuda, kui raskused tulevad, vaid meil tuleb alati kindlaks jääda sellepärast, et meil on truu ja ustav Jumal. Ja kui tundub nii, et asjad ei kanna küllalt vilja, ei tohi pettuda ja hakata millegi muuga tegelema peale evangeeliumi kuulutamise ja palvetamine. Mõnikord tundub nii, et evangeeliumi kuulutamine, et kes täna inimeste juttu ikka usub, et nii palju räägitakse, et võib-olla tuleks midagi muud teha. On väga palju muid õilsaid asju. Me peaksime igasugust heatahtlikkust ja lepplikkust ja üles näitama, võib-olla selline sotsiaaltöö on see, kus me peaksime võib-olla aktiivsed olema ja püüdma näidata. Need on kõik vajalikud asjad, aga need ei asenda evangeeliumi kuulutust. Evangeeliumi kuulutamine peab kõikidel asjadel jääda ja Jumal viib oma töö lõpule. Ja Kristus ise on see, mida kirik vajab ja kui meil on tema, siis oleme me hoitud ja kaitstud rahvas ja meil on tulevik. Aamen. Tõuseme nüüd ja tunnistame oma püha usku apostliku usutunnistussõnadega üheskoos nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Istume ja laulame veel oma raamatutest laulu number 87. Laulame sellest laulust 3 esimest salmi. Sa ärka, ristirahvas,
siin sinu kuningas. 87, 1-3 salmid. Ja me tõuseme palveks. Issand Jeesus Kristus, sina aukuningas, elava Jumala poeg. Me tuletame sellel advendi ajal jälle meelde sinu armurikast tulemist ja me rõõmustume Jumala armastuse suurest saladusest. Sa alandasid ennast, sa loobusid iseenese olust, saades inimeseks. Me võime sullegi öelda, armas vend, sa tulid abivalmilt meile tooma lunastust. Issand, me kiidame sind. Me palume sind, tule meie juurde linnadesse ja maale, kirikutesse ja kodudesse, meie südametesse ning lase oma evangeeliumi valgusel meie keskel heledalt särada. Õnnista ristikogudust kõikjal maailmas ja siin meie kodumaal täida kõik sõnakuulutajad oma väega. Ärata meid siirale meeleparandusele ja uuele elule. Tõmba enda juurde need, kes sind veel ei tunne. Astu oma armastusega ligi ka sinu vastaste ja eksinute südametele ning too oma tulemisega rõõmu kõikidele rahvastele ja igasse majja. Halasta kõigi inimeste peale. Issand, kuule meid. Issand,
sa, püha Jumal, võta oma varju alla meie maa ja rahvas, aita need müürid rajada, need võiks kesta, mis on meid kaitsmas ja hoidmas, juhata meid püha vaimuga, anna meile jõudu kõiges sinu nime austada, teed valmistada sinu riigile, õnnista seda advendi aega, jõulupühade ootuse aega, aita seda hästi kasutada, jaga meile õnne ja rahu, üksmeeles elada, oma tööd teha, hoia meist eemal ka hädad ja õnnetused, anna meile kannatlikkust kiusatustes, jõudu raskustes. Toome sinu ette palves ka need, kes kannavad juhtimise ja valitsemise koormat, anna neile oma head nõu, aita langetada õigeid ja arukaid otsuseid. Ole abimeheks leskedele, varjuks orbudele, rõõmustajaks üksikutele, toeks nõtradele, arstiks haigetele. Toome sinu ette palves ka armsa õe, kes on raskes olukorras haiglas. Ole talle oma armuga väga ligi. Ole ka valguseks neile, kelle maine eluõhtu on kätte jõudmas. Tule oma armastuses meie kõigi juurde ja aita meid. Issand, aita meid rõõmuga oma lunastust oodata, valvates ja paludes. Ja kui sa tuled omasid koguma, siis arva meidki väärilisteks, sind vastu võtma ja koos sinuga minema, sinu igavesse riiki, kus me sind kiidame ja austame igavesest ajast igavesti. Aeg on laulda eelviimane laul, Oh Jeesus Kristus, tule saa, laul number 11. Sellel ajal paneme valmis armulaua ja kõik on kutsutud sellest osa saama.
issand olgu teiega. Tõstke südamed Jumala poole. Tänagem issandat oma Jumalat. See on õige ja tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind, issand, püha kõigeväeline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse oma issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust õhutad. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu aunimele kiituse laulu. Tõesti oled sa püha, issand. Kogu loodu ülistab sind, kõige eluandjat. Sina kogud üha kokku oma rahvast ja sinu ülistus kõlab lakkamata. Anna meile oma püha vaimu ja pühitse need annid, leib ja veid, et need saavad meile Kristuse ihuks ja vereks. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil ta ära anti, võttis ta leiva, tänas, murdis ja andis oma jüngritele öeldes: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis neile ja ütles: võtke ja jooge sellest kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu Püha Isa, me meenutame selle söömaajaga sinu poja kannatust ja surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasitulekut kirkuses. Ühenda meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et võiksime tema läbi sind teenida. Sulle, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, olgu kirkus ja au sinu pühas kirikus nüüd ja igavesti. Ja Jeesuse nimel me palvetame üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas,
pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda rahu olgu teiega, soovigem teineteisele Jumala rahu ja head läbisaamist. Kristuse rahu. Kristuse rahu. Kristus Jumalaton, kes Jagad meile, mina siin meie. praegu Sulle, jah. annab rasta meie peale. Võta ja söö, see on meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu, sinu ees surma antud. Võta ja söö, see on meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu, sinu ees surma antud. See kinnitagu ja hoidku sind õiges usus igaveseks eluks. Aamen. Võta ja joo, see on meie Issanda Jeesuse Kristuse veri, uue lepingu veri, sinu pattu eest ära valatud. Võta ja joo, see on meie Issanda Jeesuse Kristuse veri, uue lepingu veri, su pattu eest ära valatud. See kinnitagu ja hoidku sind õiges usus igaveseks eluks. Aamen. Võta ja joo, Kristuse veri sinu eest ära valatud, need hoidku ja kinnitagu sind. Aamen. Aamen. Vaata, see on Jumala tall, kes maailma patud ära kannab. Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge minu... Tänagem Itsandat, sest tema on hea. Halleluuja. Ja heldus kestab igavesti. Halleluuja. Jumal meie Isa, me täname sind, et sinu poeg Jeesus Kristus tuleb sinu koguduse keskele armulaua leivas ja veinis. Valmista oma riigile teed meie keskel ja valgusta meie pimedust oma sõna valgusega, et võiksime südamest tänada sinu poega meie kuningana. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Lõpetame jumalateenistusega laulust number 2, salmidega 4 ja 5.
Sellega on tänane piiskoplik jumalateenistus jõudnud lõpusirgele. Palume vaimulikke ja praoskonna töötegijaid siia ühispildile. Me jätkame veerand tunni pärast, palume leerilapsi koguneda siia kiriku kõrvalruumi ehk käärkambrisse, et pidada leeritund piiskopi juhatusel pihist ja armulauast. Homme, neljapäeva õhtul kell 6 on siin kirikus muusikakooli kontsert, see on tasuta kontsert, ja pühapäeval on teise advendi pühapäeva jumalateenistus kell 11. Mingem rahuga, teenigem issandat rõõmuga. tänu olgu Jumalale.